Mis on kõige halvem nõu, mida sulle kui muusikule on kunagi antud? Et kuule, et sa oled ju praegu populaarne. Tee nüüd kõik asjad ära, mis sulle pakutakse. Tagasi algusesse, sa kadusid äkki ja tegi mu katki. On mu südames sügavad praod. Mul oli plaanid, kui me pisara Sul on niuke toon klaas, et ma ei tundnud ära siin. No tervitus. Tore näha sind. Ja palju õnne sulle. Ahoi! Palju õnne sulle. Uue singli puhul, jah? Absoluutselt, esiteks uue singli puhul. Teiseks selle puhul, et sa oled Famousi kuuartist. Ja Tore kulda. mul on sulle mõned küsimused. Okei. Ja esimene küsimus on loomulikult see, kuidas sul läheb, kuidas sa ennast tunned. Päris hästi. Aga see ongi veel piisav vastus. Jah. Kuule, aga ütle mulle, Karl-Erik, kust sa uut muusikat leiad? Mina olen sellega õudselt hädas. Ma tahaks jälle olla nagu moodne ja kaasaegne. Okei, Fairmasist ma saan Eesti muusika kätte. Aga kus ma välismaise muusika leian? Üldiselt ma pean tunnistama, olles aus, siis tegelikult ma olen selles mõttes see nagu vanades mälestustes sobraja rohkem, kes nagu kuulab ikka ja jälle neid mingeid vanu asju uuesti. Ja võib-olla avastab jälle mingeid häid asju, mingid uued kihid. Et selles mõttes nagu ma väga arva, ma ei tea, see on mingi psühholoogiline eripära, et inimene on selle vanaga harjunud ja see rohi on rohelisem ja see mingi mõnus. No mitte, et ma päris Retro FM-i nüüd ohjeldamatult kuulaks kõik päevad. Aga et selleks, et mingi uus bänd mulle nagu ligi tuleks, peab nagu keegi hullult soovitama ja nagu natuke jõuga mulle seda bändi laskma. Kuule, aga tore näha sind, Mihkel, aga ma pean küsima, mis meil plaanis on? Meil on väga vinge plaani, me läheme Stanford Musicusse, mis on Tallinna üks vingemaid pillipoode. Kuidas kõlab? Sobib. Kurat, enne peaks ikka mingi kohviga võtma. No kui tihti sa, Karl-Erik, muusikapoodides üldse käid? Ma arvan, et ma kunagi käisin iga nädal 2 korda siin pille proovimas, ma arvan, kodanik Põld võib kinnitada. Aga tegelikult nüüd on natuke vähem, sellepärast, et ma olen mingisuguse kriitilise koguse nagu pille nagu kuidagi omale juba saanud. Ja mul natukene teataval määral on ka nagu kodus, ma kujutan ette nagu igal pillimehel on see, et kui ma jälle mingisuguse kirvega tulen poest, et siis on nagu natuke selline etteitev pilk nagu kergelt, sest et ta jääb ju kuhugi kohvriga koju, ruumi koguma. Et selles mõttes, aga see on üks pillipoes käimine on minu jaoks nagu umbes nagu kohvi joomine, see on lihtsalt selline mingit komforti pakkuv tegevus. Eriti veel, kui sa võtad kohvi ja siis tuleb pillipoodi. Kuule, kui küsida, mis vidin see on? See on eriti cool asi, lase mul Insta360, see on kõige coolim kaamera, mis praegu üldse olemas on, see on nagu Discovery Channelist, kus näidatakse pagana hiirte elu kuskil koopas, siis sellega lähete niimoodi see vahel, see ei ole jõle tuus ja see nagu läheb kohe otse Instasse, jah? Ja instantselt läheb Instasse, absoluutselt, see on nii cool, kui üldse asi jääb cool olla, sa käid sellega nagu lollaks ringi, aga pärast on tulemus on fantastiline. No ma tean, sa mängid bassi, eks sa mängid gitarri, on mingi pilli, mida sa mängida oskad? No ma ei saa öelda, et ma mängida oskan, aga mulle meeldib mängida näiteks trumme. Ma olen see vend, kes alati soundcheckis küsib trummarilt, et kuule, kui sa tahad platsilt minna kuulama, siis ma olen olemas. Kõigi trummarite õudu sulle nagu näed, aga me oleme sujuvasti trummikomplekti juures, nii et näite, kuidas see platsile kõlamise värk käib. No kuule, püsid rütmis küll ju. No, mida ei saa muidu öelda kõikide trummarite kohta? Tempo kõikus ainult mingi 15. Ehk on nii olnud, väga lahe oli. Ma tean, et see küsimus on õudselt nagu banaalne ja kõikidest kogu aeg küsitakse, aga kuidas sa lugu teed? Kas sa lihtsalt kuidagi hakkad, ma ei tea, täpselt niimoodi, nagu me siin praegu jämmisime, kuidagi minema? No, sõltub sellest, selles mõttes, et see projekt nimega Karl-Erik Taukar, mis on eestikeelne popmuusika, no seal on üldiselt, meil on suht suur kamp koos stuudios. Algusaastatel käiski see niimoodi, et mina, Fred Krieger ja Stig Rästa olime koos, kellelgi oli mingi mõte ja 15 minuti pärast oli põhimõtteliselt demo nagu põrgis. Aga no need olid ka, ma arvan, minu elus sellisemad kõige nagu viljakamad või kõige sellisemad, kuidas ma ütlen, nooruslikult naiivsemad ajad ka. Et nüüd on nagu see läinud selles mõttes keerulisemaks, et ilgelt me nagu kardame ennast kuidagi korrata ja ma arvan, see jutt on sulle juba tuttav, sa noogutad. Et noh, see ongi see, et
vahepeal läheb nagu näiteks 5 komplekti sõnu kirjutada ühele loole, eks ole, kuna esimesed 4 tunduvad kas liiga kunstilised või siis liiga banaalsed või siis midagi sellist, mida me oleme juba teinud. Ma saan väga hästi aru sellest, ma hoiatan, et see läheb iga aastaga järjest hullemaks. Ma usun. Et esimene, miks Rein Rannap tõesti oma kõige geniaalsemad laulud on kirjutanud just umbes 18 eluaasta juures oli see, et see hirm ennast korrata ja kogu see kriitika ja enesekriitiline joon, see ei ole veel liiga kõrgel. Mida aasta edasi hullemaks läheb. Ja mina olen täitsa sellises olukorras ja ma ei suuda laulu kirjutada, sest ma tean, et ma ei suuda nii head laulu kirjutada, kui ma nagu tahaksin kirjutada. Aga kuidas see mitmekesi laulu kirjutamine ikkagi käib? Ma ei ole sellest kunagi aru saanud. Ma väga imetlen seda, et inimesed suudavad. Aga ma ei ole sellest kunagi aru saanud, kuidas see käib, et kellega on mingi salmi idee, kellega on refrääni idee. Jah, ütleme nii palju, kui ma olen nagu laulu kirjutamise laagritest osa võtnud, mis on peamiselt olnudki, ütleme niimoodi, et inimesed tulevad kokku mõttega kirjutada mulle koos üks lugu, mis on erakordselt suuremeelne tegevus tegelikult, et inimesed tulevad ja annavad oma head ideed ära kellelegi teisele. See on siuke, mõnes mõttes mõistuse vastane nagu kergelt. Aga see käib jah, tavaliselt, ütleme, meil on ka olnud väga palju muidugi selliseid lugusid, kus on ikkagi Stig Rästal olnud lõviosa loost olemas juba ja siis me viimased 30% mõtleme koos, et sellest saaks 70% pealt sinna 97 peale loodetavasti umbes. Aga jah, nii see on, et ja see on teataval määral minu meelest ka selline ego maha surumine, sest et me ju kõik tahaksime olla ainuautorid, see on siuke uhke, siuke poeedi tunne tuleb, eks ole, nagu sina oled ju suure osa ka ise üksi kirjutanud oma lugudest, aga seal on see nagu moment, et ikkagi äkki see, mis tuli minu hingest, eks ole, äkki see on küll minu jaoks kõige parem idee, aga võib-olla tegelikult tema see elu, mida ta siia stuudiosse kaasa tõi ja need emotsioonid ja need kogemused äkki, anname sellele ka võimaluse. Et võib-olla see on parem. Ja siis on teatav muidugi mingi konsiilium ka, kes ütleb, et kuule, see. Ja siis see, kelle idee oli võib-olla endiselt seal tracki peal, see peab lihtsalt tentima, et davai, me oleme otsustanud, et see kamp siin on konsiilium ja nii on. See on minu raske olla, eriti sellist oma endale kallite ideedest lahti laska. Absoluutselt. Aga mida sa teed nende ideedega, millest sa lahti laskad? Need on hiljem äkki võimalik kasutada mingi teise loo juures. Mul on kunagi üks lugu mida ma Lennale kirjutasin, Tuul, see on üks tükene duett. Ma tegelikult kirjutasin selle laulu umbes 15 aastat varem, siin meeldinud kellelegi. Minul endale meeldis, kellele eriti teisele ei meeldinud. Ja jäigi täpselt tükk demokraatlik protsess, okei. Ja siis mingi 15 aastat laagerdas, ma tulin täpselt sama lugu, tulin välja ja Lennale õudselt meeldis ja kuidagi läks tööle. On sinu kogemuses ka sellist asja juhtunud, et mingisugune idee jääb kõrval ühe põhjusel, aga ärkab uuesti ellu aastad hiljem? Ainult võib-olla sellisel altereeritud kujul. Et tegelikult ma arvan, et iga selline kogenud laulukirjutaja varem või hiljem kirjutab mingi loo uuesti. Et ma kuulen seda Eesti popmuusikas palju ja tegelikult mingi endise ja kunagise asja uuesti kirjutamine must ongi okei. Aga jah, ma arvan küll, et tegelikult on minu meelest mingisugune, mulle tundub, et kõikidel on mingisugune ikkagi komplekt meloodiaid peas, millega nad on kuidagi üles kasvanud, mis on neile jäänud. Nagu Max Martinil on tegelikult kokku ainult 10 basstrummi soundi, eks ole, et tal pole rohkem vajast, et need on need, mis jäid sõelale ja need toimivad. Ja siis tegelikult mulle tundub, et laulukirjutajad lihtsalt natukene altereerivad oma neid 10 meloodiat ja keegi ei saa aru tegelikult. Jah, või kolme tuuri või nagu Vennaskonna puhul öeldi sõnu. Vennaskonna oli üks laul ja 1000 teksti. Kuule, kas seda juttu usud, vaata, paljud räägivad, et samas pillipoes, eks võtab mingi instrumendi võib-olla esimest korda kätte, et igas pillis on mingisugune hulk muusikat ja see avab ainult sulle ennast. Ehk siis see kuidagi nagu võtad, see ei ole võib-olla mingi idee peale varem tulnud, aga see instrument kunagi paneb siin midagi tegema. Oled seda kogenud? Ma olen seda kogenud. Ega minu need asjad, mis kui ma siin vabal päeval ka, esmaspäeval ma tulen ka pillipoodi teinekord, inimesed mõtlevad, et ma olen nagu natuke nikastanud. Ma arvan, paljudel muusikutel see on, et tegelikult nädalavahetusest nagu jäi väheks, et siis tullakse veel nagu siia täpselt siia samasse ruumi ennast veel maha laadima. Aga igal pillil on mingi sound ja teadupärast sound nagu inspireerib ju ideid ja suunab, eks ole, et ütleme, kui mul on strat käes, siis täpselt siuke klänki nagu, mul pole võimu sees, aga täpselt. See Stratocaster on siuke klassikaline. Just, et kui mul oleks nagu, kui mul oleks Gibson Les Paul käes, eks ole, siis see kõlaks nagu võib-olla nagu kumedalt ja valesti, aga jah, hea pill peab lihtsalt olema. See on nagu Anthony Kiedis on öelnud, et senikaua kuni nagu nii-öelda poetry is good, ta võib laulda ükskõik millest.
kas või jumala eest presidendi valimistest, eks ole. Aga kui poetry on bad, et siis võib teema jube hea olla, aga ei toimi. See on nagu pillide puhul ka, et minu meelest nagu noh, ütleme, ma arvan, Telecaster ei ole nagu tingimata minu lemmikpill, samas kui sa seda praegu mängid, seda pilli konkreetselt, mis on, mulle tundub ilgelt hea tele, siis see on nagu omal kohal, see on äge noh. Õudselt lahe oli sinuga rääkida, aga sa oled sellel kuul ehk siis praegu Fairmassi kuuartist, sinu muusikat on kuulatud kordades rohkem kui ma julgen öelda kõikide teiste Fairmassis leiduvate artistide oma kokku. Ja sellega seoses on meie tiim pannud kokku ühe niisuguse 15 küsimusest koosneva küsimustiku, mille abil me arvame avaneb absoluutselt iga muusika, me saame iga muusika kohta kätte viimase ja absoluutselt tõe. Okay. Sa valmistada küsimustikku. Ma vihkan neid kiire reaktsiooniga küsimustikke, aga ma olen valmis. Hästi proovime. Karl-Erik, kui sa saaksid olla mõni pill, siis milline ja millises loos? Ma oleksin Peter Gabrieli Sledgehammeri Fretless Music Man Stingray 4. Kui saaksid ajas rännata, siis millise Eesti bändi liige sa tahaksid olla ja miks? Ma oleksin mõne bändi liige, kes on nagu päriselt saanud nagu seda mingit mööda suurt riiki tuuritamise ja suurtele rahvahulkadele mängimise kogemust tunda ja see, ma ei sobiks sinna bändi puhtalt oma soo poolest, aga Vanilla Ninja oleks see bänd. Kui sa peaksid oma muusikat ühe lausega UFO-le selgitama, siis kuidas sa seda teeksid? Ja väga päevakajaline küsimus. Aga kui nad siin maanduksid, siis kõigepealt ma tervitaksin neid Ida-Euroopa ilusasse õitsengusse ja vink Põhja-Euroopa ütleksin tegelikult juurde. Ja ütleksin, et tere, mina olen Karl-Erik, ma olen suhteliselt pretensioonitu ja kompromissitu Ida-Euroopa popmuusik. Kui sa saaksid mõne muusikuga deitida, siis kes see oleks? Ma õnneks teidin juba oma unistuste muusikuga ja tema nimi on Kerli. On sul mingeid konkreetseid kontserdieelseid rituaale, mingeid asju, mida sa teed enne, kui sa lavale lähed? No jah, üks tegelikult. Meil on bändiga üks selline rituaal, kus me tuleme nagu selline korvpallimeeskond kokku, asetame käed üksteise kohale ja tõstame nad üles ja karjume ühe sellise poolvulgaarse sõna, mida ma ei tahaks siin lausuda. Kas sa pabistad ka enne esinemist ja kui jah, siis kuidas sa esinemisi muuga toime tuled? Ma pabistan üldiselt enne neid esinemisi, mille ma olen enda jaoks kuidagi suureks mõelnud. Näiteks mõni vaadatud telesaade, kus muusik peab justkui suhtlema veel kellegagi peale saalis oleva publiku. Et see on alati, kui seal nii-öelda objektiivi taga on inimesed, keda ma ei näe, siis mingil määral see natuke ajab närvi. Kuidas ma valmistun? No, ütleme õige oleks öelda muidugi harjutan, sest harjutamine tegelikult aitab, kui sa tunned, et sa oled mingid teatud tunnid sisse pannud ja sa oled nii-öelda päriselt valmis. Milline on olnud siiani su kõige parem esinemine? Ma ei oska täpselt seda välja tuua, aga kindlasti see ei ole nüüd, ütleme, minu Saku Suurhalli kontsert või midagi sellist, mis oli küll väga tähtis ja oluline, aga see ei ole kindlasti nüüd see, et tähtede seis oli just sel päeval kõige õigem. Pigem on see näiteks, ma ei tea, Rakvere Virma pubi aastal 2014, kus aeg mõnikord lihtsalt on niimoodi, et kuidagi käsi on lahti, hääl on lahti, bänd on kuidagi mitte ainult võib-olla laval, aga ka näiteks eelneva päeva kuidagi eriti hästi klappinud. Vahepeal need lihtsalt need hetked minu jaoks on juhtunud. Mis sind muusika olemise juures kõige rohkem häirib? Mind häirib võib-olla kõige rohkem muusikuks olemise juures. Mind ei häiri miski, aga ütleme siis võib-olla artistiks olemise juures võiks öelda kokkuvõtte sõnaga reklaam ja turundus ja selle peale mõtlemine, et kui sa oled juba ennast nii-öelda stuudios enda südame puistanud mikrofonisse ja mänginud sisse oma partiid, loo valmis miksinud, masterdanud, et siis sellest ei piisa, et siis sa pead hakkama nagu müüma seda lugu. See on nagu kohati tüütu. Mis on kõige halvem nõu, mida sulle kui muusikule on kunagi antud? Ma arvan, et ei ole väga halba nõu õnneks antud, pigem on head antud, aga võib-olla halb nõu oli see, et kuule, et sa oled ju praegu populaarne, tee nüüd kõik asjad ära, mis sulle pakutakse. Ma arvan, et see ei ole alati hea nõu. Oled sa kunagi kaalunud muusika tegemisest loobumist? Tõsiselt mitte, aga aeg-ajalt just võib-olla selle tõttu, mida ma just enne mainisin, mis on kogu see müügitöö,
mis on kurnab, siis aeg-ajalt on see lihtsalt väsitav ja muidugi ma arvan, meil kõigil on teatud selliseid nagu kurnatud, väsinud hetki. Ja see tavaliselt läheb päevaga mööda. On sinu repertuaaris mõni selline laul, millest fännid on valesti aru saanud? Ei ole otseselt, aga mõnikord kuulavad sellised väga nagu igatseva ja kurva tekstiga lugusid lapsed. Ja nad laulavad neid sõnu kaasa, olles kõige õnnelikumad inimesed maailmas ja see on lahe, sest et tegelikult minu meelest popmuusika peabki ka lastele meelde jääma ja olema toimima vanuses 5–85, 100. Et selles mõttes see on ikkagi tore, see on hea märk sellest, et me oleme teinud hea poploo, aga ma vaatan mõnikord neid noori kuulajaid ja nendin, et kui nad 20 aasta pärast võib-olla seda lugu uuesti kuulavad, siis nad võib-olla saavad sellest teistmoodi aru. Kas sa nooti tunned? Ma tunnen teatud piirini nooti. Ma olen Liidia Rahula muusika eriklassis käinud terve põhikooli ja seal poistekooris lauldes ikkagi see teatud solfeggio õpe meil oli. Aga pilli ma ei ole kunagi noodi järgi õppinud, mis tähendab seda, et kui keegi kuskil paneb mulle mingi bassi noodi ette, siis mul ei ole sellega põhimõtteliselt midagi teha. Mis on kõige viimane plaat või album, mille sa ostsid? Ma küsin vastu, kas mingis streamingu platvormis mingi albumi läbikuulamine on selle plaadi ostmine? Sel juhul ma ostsin nii-öelda Fairmassist Ultima Thule kogutud teosed. Kuulasin selle läbi. Mis on kõige esimene plaat, mille sa kunagi ostsid? Selles ilmselt pidid ostma, seda siis veel streamingut ei olnud ega? No ma mäletan, mis mulle osteti ja see oli Viljandi Paalalinnas asuvast Paala poest. Ema ostis mulle Tõnu Aava unejuttude kasseti. Kuna ma ise tahtsin seda, sest et see tundus kõige ahvatlevam sealt olevast valikust. Ja lõpuks vinüül või streaming? Kõlab nagu nõmedalt, aga streaming. Sellepärast, et ma reaalselt tegin meie stuudioinseneri Vallo Kikasega. Ma mingil hetkel läksin ka all inni sinna vinüüli teemasse. Ostsin omale korraliku vinüülimängija, stuudiokõlarid olid püsti. Ja me tegime reaalselt A-B testi niimoodi, et me viisime levelid ühtseks. Ja me kuulasime teatud lugusid vinüüle, mis mul oli. Nii hoidku jumal Spotify'st, eks ole. Ja siis vinüüli pealt. Ja tegelikult oli see, et olid üksikud lood, mille puhul see vinüüli dünaamika oli oluline. Ja see oli nagu natuke võib-olla nõme kuulata sealt streamingu platvormilt. Aga tegelikult, kui nagu kõrv on kuningas, siis ma julgen väita, et kõik need inimesed, kes nii-öelda ülistavad neid vinüüle, siis kui me teeksime neile A-B testi, siis tuleks karm tõde lagedale. Tõenäoliselt, aga vinüüli kaitseks ma nii palju ütlen, et vinüüli ei ole ainult või kahjuks või õnneks kuulamine, vaid vinüül on ka see, kuidas sa sellesse muusikasse suhtud läbi selle rituaali, eks ole, seda lahti. Absoluutselt. Sa seal läbi hoppida, eks ole, ja sa seal läbi lugude hoppida, mis saad, aga sa ei viitsi kunagi minna, eks ole, nõele üle tõstma ja nii edasi. Nõus, inimestel on omad nõrkused. Paratamatult, me ei ole pragmaatilised olendid. Sellega ma olen nõus. Aitäh sulle, Karl-Erik.